Parem kui see tupitus. See tuleb maksta sinna. Rada on makeeritud, on Mõgilamehed rahvakodumas on selja taha jäänud noorel mehel ja väga eelistab ta tasuvast maha tulek ja Tartu ujumistlubi esindaja tegemist on, et meie noored ujujad suvised kukkumine, aga rakka kiin kogus tuli ära, midagi varustusvajale jääb lai põhjusena liig kokku võrjata, näevad seda ette, nii et praegu näeme, et on Andres Aleksander juhtinud seda võistlust, aga nüüd asfalt teepidi delegatsiooni Kammer jääb Andres Aleksandril tulla veel viimased meetrid ja võidukalt saab võtta kätte selle finišilindi, tõsta selle peakohale ning rahvadistantsi tänane võitja on Andres Aleksander Kammer. Ennem ratta mahatulekut ma astusin rattakinga peale, juba olin nagu hakkasin maha astuma, aga siis rattaking libises pedaali küljest ära ja tänu sellele ma kukkusin ja ma mõtlesin, et ma katkestan, aga siis ma mõtlesin, et ikkagi, et asi on põhimõtteliselt, võiks selle lõpuni teha ja siis ma läksin jooksma, kuigi jooksudistants oli üsna raske, aga ma sain sellega hakkama ja ma finišeerisin lõpuks. Varistas ka, et piire ei ole, piirid on vaid mõtlemised ja seda on ka paljud inimesed tänu. Järgmine nädal on vaja Tartus Euroopa karikaetapil selline vähe nagu tõsisem võistlus teha, et siis täna ujumise üritan teha nii tugeva kui saab ja ülejäänu pigem sellise võib-olla väikse varuga. Nädala aja pärast on Tartu Euroopa karikaetapp väga tähtis võistlus ja peale seda Euroopa meistrivõistlused veel tähtsamad, et täna siis on selline rohkem treeningvõistlus. Äkki läheb lendu ju? Eks tänane võistlus tuleb süke nagu tuleb, et ei tea, kuidas nädala aja tagusest poolpikast taastunud on, et loodab, et teeb hästi, aga kindel ei ole milleski. Täna üritan lihtsalt nii hästi võistelda, kui saab, et üritan mitte liiga palju pingutada, et üritan taastuda võimalikult hästi eelmise nädala võistlusest Valgast ja valmistuda järgmise nädala Tartu etapiks. Ja pärast teist ringi siis suundute finišikoridori. Võistkonna ujuja tuleb ujumast. Vahetusalas on oma nurk boonustega tähistatud, seal boonustega alas. Seal ujub, seal taga on niisuguse punane paat.
tänase põhidistantsi võidule praegu igal juhul sekundid kuluvad ja need kuluvad Harri kasuks ja praegu hetkel järgmine konkurent võiks olla näiteks Mart Suurkivi, väga tugev jooksumees, siis praegu Harri positsioon veel järgmine ei ole, aga Laksna võiks maal koorinud maailmameistrivõistluste segateaste võistluse pronksmedalist ja individuaalvõistluste oli see esikümne koht kumma lõpetast kohkas Hendrik 7. ja Kevin 9. või Marti eespool minemas on, 3 võistleja vahed on siin arvestatavad, ütleme niimoodi, mitte väga pikad, aga mitte väga tihedalt ei ole tulnud selliste päris suurte vahedega. Hans minemas arvestused tänasel võistlusel parandamatusi tiimidest võistleja number 264 Mart Koosel ja Nikita vahetussanad ja ka Toomas Timmermann. Kaidi kiire vahetus ja Kaidi liidrina jõuab finishisse ja Kaidi 40 vanuseklassi meeste veteranide 40 Toomas Väänat saab ka selle kiiruse vastu ja Toomasel võitleja triatleet Harri Stopp ja tervitame Harrit suure aplausiga. Tänase võistluse võit seda väga kindlalt, väga tugeva rattaetapiga ta juba endale nii-öelda sillusta korvan. Võtab täna Viljandi triatloni põhidistantsi 2. koha, kui nooruke Hendri Räppo jäädab kaugele ja paneb 30 meetri kaugusele. Ta jõuab 3. üle finišijoone meeste põhiklassis siis Hans tulemusega 1.00.43 finišis ja Hendri Räppo võtab A-vanuseklassi võidu, lõpetab üldjärjestusel 3. tulemusega 1 tund ja 48. Kivioja, nii et siin võime ainult praegu lugeda üle mitu meesvõistlejat Kaidi selja taha jättis üldjärjestuses. Kaidi on temast täna siis rajal kiirem olnud vaid 5 individuaalvõistlejat ja 1 tiim, elik siis 6-7 siiski ja saame juba nähtusin ka alade nii-öelda protokollide saame vaadata vaheaegu, mis on põnev vaadata, millise vaheaja Kaidi tänab seda 5 kilomeetri lämini välja jooksnud. Tänase võistluse eesmärk oli teha tugev treening, eriti siis ujumises. Sellega ma arvan, et sain enam-vähem hakkama. Aga vahetusalades oli mul päris palju probleeme. Kõigepealt ma ei saanud numbrikummi kinni ja siis kukkus mul ratta peal hüpates rattaking ära ja siis poole rattasõidu aeg tuli kett maha ja mul oli väga palju mehaanilist ebaõnne, aga loodame, et see jäi nüüd sellesse võistlusesse ja edaspidi on nagu rohkem õnne. Et selles mõttes ongi sellised võistlused head, et saab testida kõike enda vormi ja varustust, et nüüd järgmine nädal siis Tartus oleks kõik tipp-topp. Ujumises kohe üritasin naiste liidri Kaidi Kiviojaga ühes grupis ööda, õnnestus päris hästi. Rattas üritasin kohe alguses alla tuules liidritega vahe kinni sõita, aga Hans Korman ja Henri Räkpo tegid väga head tempot ja vahe väga järsku ei vähenenud. Aga vastu tuules sain nad kätte ja sõitsin ka kohe eest ära ja jooks juba oli suhteliselt hea. Sain üksinda omas tempos rahulikult joosta, et siin oli jooksurajal suur tõus ja siis ma sain seal nagu oma tempot hoida, et ei pidanud väga punnima. Kui ma oleks kellegagi koos pidanud jooksma, siis oleks mind väga lihtne siin murda olnud, aga kõik õnnestus. Nüüd järgmine nädal ma mõtlen teha seda Tartu milli ja siis edasi veel mõned võistlused, kindlasti Triismail triatlon ja hooaja lõppeesmärk ja peaeesmärk on mul augusti lõpus Kopenhaageni Ironman. Kui järgmise nädala Tartu Euroopa karikaetappi silmas pidades oli peaeesmärk tugev ujumine, siis ma nagu selle peale kohe välja läksin. Küll start millegipärast ei õnnestunud nii hästi, kui oleks võinud, et esimesed selline 10-20 tõmmet pidi üsna palju võitlema, aga sealt edasi sai sellise oma rütmi sisse ja
sellise korraliku pingutuse teha ja või väikse vahe sisse ujuda ja esimesena ratta peale. Ratta alguses muidugi üsna kähku Henri Räpo sõitis mööda ja mingi hetk ka Harri siis juba päris niisuguse otsustava kiirusega, et seal pingutad sa või ei ole eriti midagi teha, kui Harri otsustab sõitma hakata. Aga ratas ja jooks mõlemad olid sellised võrdlemisi mõõduka, mõnusa pingutusega, ja selles mõttes võib selle tulemusega üsna rahul olla, et Harriga muidugi vahe peale ratast oli piisavalt suur, et seda kinni joosta on üksjagu keeruline ja tegemata see jäi, aga üldkokkuvõttes võib selle teise kohaga ka nagu täna rahul olla. Rattaga tuled tagasi rohelise juune juures ratta pealt maha, rattaga tuled siit väravast sisse, paned ratta ära ja lähed jooksule uuesti sealt väravast. Lähed jooksed oma distantsi ära ja finišeerid kui tubli sportlane. Näe see valge triip, mis veel saan? Näed siin valge. Isegi vee peale jäi. Hästi läheb. Go! Tubli Emon! Tule! Tempot juurde! Rattaga paneb! Anette Tõde, Hanna-Maria Mõtsi, Maria Mõtsi, ka ujumisdistantsid tuldi ja nüüd viimane ja jooksu etapp. Johan Tamm Tartu ujumisklubist on võitmas seda tänast lastedistantsi ja võitja võiduaeg on täna 16 minutit 10 sekundit. Tema on ka C-vanuseklassi võitja poissestnud distantsil selja taha number 22 Karl Johannes Viisnapuu, Oskar Hanko Paide ujumisklubist ja Karl Johannes Viisnapuu Tartu ujumisklubi esindaja. Ketriin-Mari Lessing Tartu ujumisklubi esindaja võtab tüdrukute võidu ja temale siis C-klassi tüdrukute võit kuulub ja number 35 lõpetab teisena Vanessa Viiling ja Vanessa järel tüdrukutest kolmandana üle finišijoone number 24 Maria Kondak, nii et C-klassi vaatame